Tere, üheksandik! Kas tead, et iga päev teeb sinu aju palju valikuid? Mõni valik on lihtne, näiteks kas panna selga kollane või punane pluus. Ja mõni valik on juba kaalukam, näiteks kui ma pean samal õhtul õppima matemaatika ja keemia kontrolltööks, siis kummale ma rohkem keskendun, kas sellele, mis on põnevam või sellele, mis on minu jaoks keerulisem. Ja mõni valik on päris suur, näiteks see, mida sa teed peale põhikooli lõppu. Kuigi noored mõnikord kardavad, et nad ei oska valikuid teha, siis hoia meeles, et sa teed valikuid iga päev ja sa oled harjutanud valikute tegemist, seega sa tead täpselt, kuidas valikut teha. Mina räägin sulle, millised valikud ootavad sind rakenduslikus keskhariduses ehk kutsekoolis. Muutuseid on olnud päris palju, võib-olla oled isegi kuulnud, et kutsekeskharidus kestab nüüd varasema 3 aasta asemel 4 aastat. Kus see 4. aasta juurde tuli, räägin sulle kohe. Vanasti oli niimoodi, et õpilane pidi valima endale kindla eriala, mida ta õppima tahab hakata. Mina olen töötanud siin koolis peaaegu sama kaua, kui sina oled elanud ja ma oskan sulle öelda seda, et päris palju on olnud neid noori, kes ei oska eriala valida ja valivad seda kogemata valesti, kellegi teise soovitusel, teadmata, mida see eriala endast üldse kujutab. Kui sa üldse veel ei ole kindel, mida sa õppida tahad, siis see tunne on ka okei ja sa ei peagi seda veel lõpuni teadma, aga sa oskad teha valikuid, lähtuvalt sellest, millised asjad sind rohkem huvitavad ja sinu esimene ülesanne on praegu saada aru, milline valdkond sind teistest rohkem huvitab. Kui sa selle otsuse oled suutnud ära teha, siis on juba pool võitu käes. Kui sa kandideerid valdkonda õppima, siis sa ei pea vastuvõtu hetkel teadma, milline konkreetne eriala sind rohkem huvitab, sest esimese aasta jooksul saad sa ülevaate kõikidest nendest konkreetsetest erialadest, mis sinna kuuluvad. Sa saad praktilisi kogemusi, mis aitavad sul otsust teha ja alles esimese aasta lõpuks või 2. aasta alguses sõltuvalt valdkonnast on vaja teha see otsus, millise konkreetse eriala kasuks sa valid. 3. aasta lõpus või 4. aasta alguses on vaja teha veel üks valik. Nimelt sa pead otsustama, kas sa võtad akadeemilise suuna või praktilise suuna. Akadeemiline suund tähendab seda, et kui sa oled veendunud, et see valdkond sind väga huvitab ja sa tahad minna seda õppima kõrgharidusse edasi, siis sul on vaja teha riigieksamid. Matemaatikas, eesti keeles ja tõenäoliselt võõrkeeles. Ja siis sa pead valima akadeemilise suuna ja sinu 4. aasta viimane poolaasta koosnebki ainult riigieksami ainete õppimisest. Kui sa oled veendunud, et sa ei taha kõrgkooli minna ja sa oled leidnud oma eriala, millel sa tahad olla staar, siis sa valid praktilise poole ja sinu 4. aasta koosneb peaasjalikult praktikast, mille sa viid läbi ettevõttes. See tähendab seda, et sa saad nii head praktilised oskused kui vähegi võimalik ja sa sisened tööturule nii suure praktika kogemusega, et sul on oma CV-sse panna sisuliselt juba töökogemus, mille põhjal tööandja sind kindlasti hea meelega tööle võtab. Seega neid valiku tegemisi ja kohti on sul praegu 3. Esimene koht on see, kus sa pead valima endale valdkonna. Lähtu sellest, mis sind huvitab, sest inimesed ei suuda ega viitsi õppida asju, mis neid ei huvita. Teine koht on see, kus sa valid juba konkreetsema eriala, aga sinna on aega. Selleks hetkeks oled sa saanud nii palju kogemusi, et selle valiku tegemine on lihtne. Ja 3. valik on siis see, kus sa otsustad, kas sa võtad akadeemilise suuna või praktilise suuna. Kõigeks selleks on 4 aastat aega. Mõtle nüüd, kui vana sa 4 aasta pärast oled ja kujuta ette, et sul on sellised teadmised, sellised oskused, et sa suudad minna iseseisvalt tööellu, sa suudad ise endale raha teenida, sa suudad ise teha oma elu järgmiseid valikuid. Ja kõike seda me proovime teile selle 4-aastase kutsekeskhariduse jooksul anda nii piisavalt, et te ei pea kahetsema. Kõik anded on olulised ja kõik oskused sünnivad just siinsamas, kõik koos. Tule sina ka, ela täisversioonis voco.ee.